Tere tulemast kuulama meie järjekordset podcasti. Mina olen Sandra ja te kuulate saadet Be First, kus me räägime inimestega, kes on Be First mentaliteediga. Täna on mul külas kaks väga erilist meest, kellega me räägime discgolfist. Mul on külas Eesti üks tippmängijaid Albert Tamm ja Eesti, kuidas tema kohtagi nüüd öelda, discgolfi võistluste eestvedaja Mattias Vutt. Me räägime täna peamiselt sellest, mis hakkab toimuma nädalavahetusel lauluväljakul, ehk siis suurest discgolfi festivalist, aga me räägime ka Eesti discgolfi tulevikust ja sellest, mis vahet on meeste ja naiste discgolfil. Nii et pange kõrvaklapid pähe, mõnusat kuulamist. Whoop! Sportland, Be First podcast. Räägime tulevatest staaridest. Kas te näete, kas on mõned sellised väga säravad tulevikutähed ees? Tuleb keegi uus juht ja tuleb keegi uus peasekretär ja karavan sõidab edasi ja las koerad auguvad, et ega nii lihtne ongi. Oota, ka kelle vastu te mängite? Teised maailma superstarid, aga ma arvan, et Mattias täpsusta. Saad neid droppida ka veits või? Sportland, Be First podcast. No nii, tere tulemast saatesse Mattias ja Albert! Hei. Sportlased endale ise ei plaksta. Ei või? No kuule, ma arvan, et see, mis te siin teinud olete viimastel aastatel, see võib küll niimoodi küll teha ju. High five endale visata. No võt, ikka läheb. Kuule, aga rõõm teid siin stuudios näha. Tere tulemast. Tere. Tšau. Kuidas teil läheb? No ma alustan siis, ma võib-olla tulin kõige kaugemalt hommikul, et ma tulin nüüd Rootsist ja mul oli siuke ergastav siis hommik Tallinna liikluses, et tõmbas käima. Tell me more, mis juhtus? Ma võib-olla annaks siis siukse hindi sinna, et kes siis tahab näha seda kogemust, siis Ahto Leemet YouTube'is soovitan minna vaadata, et seal tõmmati kõrvale ja ütleme, et surumist oli täie raha eest, aga mulle meeldis, mis see sõna on, naersin natuke oma ette, aga see oli äge, et oli vaja panna ja oli vaja ärkvel olla. Okei, no selge, no minge vaadake YouTube'is siis. Mattias, kuidas sul läheb? Mul läheb korraldustuhinas. Magada saada? Täna just ütlesin sõpradele, et vist oli viimane 8 tunnise unega öö ja järgmised, ma arvan, selline 12-14 päeva on selline 3-4 tundi öösel und. Ehk siis täna oli väga okei, praegult on puhand ja mõnus. No aga selge, aga lähme siis edasi, mis siis ikka, meil on täna päris palju teemasid, mida ma puudutada tahaks, aga traditsioonidest ikkagi ei saa kõrvale hiilida. Nii et Be First podcast, me oleme alati seda saadet alustanud siis esimeste mänguga, ehk siis mina põhimõtteliselt alustan lauset ja siis teie lõpetate selle ja me räägime teie esimestest. Okei. Võite ise vaadata, kes alustab, kelle esimene mõte tuleb. Esimene hole in one. Ma alustan. Jõulumäel 2016 seda rada enam ei ole, aga siis minu esimene hole in one oli võistlusel 60 meetri rada ja oli päris äge emotsioon. Kas sa treenisid ka kuidagi ennast selleks, et see holar kätte saada või pigem oli joppamise peale? Pigem oli see, ma natuke liiga palju pingutasin, et seda holarit kätte saada. Eelnevalt siis ja siis lõpuks juhtus ise, aga mul läks väga kaua aega tegelikult, et see holar saada, mul läks circa aasta-poolteist, kuni siis esimene juhtus. Kas võistluste ajal on see selline tavapärane sul olnud? Oled sa lugenud ka kokku, et see palju sul neid olnud on? Ma ütleks, et mul on päris palju võistluste ajal juhtunud. Et mul on, ma arvan, circa pooled minu hole in one'idest on võistluse ajal juhtunud. Aga ma nagu väga ei aja seda taga, et tuleb siis tuleb ja võistluse ajal muidugi alati ehe, sest sa saad lihtsalt rohkem viskad selle eest enda jaoks siis skoorile juurde, et see on nagu hea. Aga mis su count on, oled lugenud ka? Pärast 10 ma ei viitsinud enam. Excuse me, pärast 10 ei viitsinud enam. Mattias, kuidas sul on? Kas sa ka pärast 10 enam ei viitsinud? Ei, ma olen üks imelik inimene, kellel on üks hole in one. Ehk siis ma tegelikult ei mängi vaata praktiliselt üldse, ma vist see aasta äkki mingi 3 või 4 ringi mänginud. Aga mul on Nõmme vana Saarekas, ma ei tea, mis oli 60
something meetrit. Ehk siis seal on minu elu ainuke hole in one, aga ma olen umbes, ma pakun mingi 50 korda visanud ülarauda, alarauda kettidest läbi, et ma olen siuke ebaõnne sõdur olnud hästi palju, aga ja võib-olla ma olen hästi safe mängija, et ma väga ei ole kunagi väga kõva korviründaja olnud, et jah, üks, aga sellest piisab, ma arvan. Täissid ka? Kusjuures me mängisime mingi täiesti lambi tüüpidega ja siis me tegime pilti küll peale seda, mul see pilt on kuskil alles, et ma tean seda ketast täpselt, see oli punane Makana, mis on siiamaani mul kotis. Ja jah, ei natuke ikka tähistasin kodus, andsin patsu naisele. Ja endale. No tuleb ikkagi enda võiti tähistada. Jah, kui ise ei tähista, siis kes see teine seda ikka teeb, on ju? Aga palju sul hole in one on? 0. Oi. Aga mul on olnud ka üks üsna lähedal. Aga see, ma isegi ei mäleta, see oli äkki kuskil. Ma isegi ei mäleta. Ma ei ole väga palju mänginud viimasel ajal diski, ma pean tunnistama. Mul on see padelihaigus rohkem peal olnud. Aga teades mind, siis küll ta kunagi kaarega tagasi tuleb. Nii, aga ma teen siukse lühema esimeste mängu täna. Ja võib-olla, Mattias, sina võid võtta siin siis esimesena vastuse. See on siis küsimus järgmine. Esimene mõte, kui nägid lauluväljakut peale laulupidu? Või laulupeo ajal? Laulupeo ajal. No, jah, enne laulupidu nägin juba esimesi pilte ja ilmaennustust, ehk siis ma enam-vähem teadsin, mis sealt tulema hakkab. Tegelikult ma nägin Justin Timberlake'i ajal kõigepealt ja siis tead, mis peale Justin Timberlake'i seal kõigepealt tehti, palju seal muru siirdati ja mida ütles laulupeo või lauluväljaku juht ütles, et kui laulupeo ajal uuesti selline vihm tuleb, siis on siin veel hullem olukord. Nii et see on olnud pikem protsess, on kuu aega seda läbi töötamist olnud, aga ütleme laulupeo ajal liiga palju nautida ei saanud, et ma käisin seal ikka telefon käes ringi ja pildistasin ja saatsin põhikorraldustiimile nagu update, et kus on metsas ja kus ei ole metsas ja siis laulsin Mesipuu ära ja sain silmakorja märeks ja siis läksin koju, hakkasin arvutis asju tegema jälle. Me tegelikult olime juba laulupeo pühapäeval, äkki mingi kella 2 ajal oli esmaspäeva hommikuks lauluväljakuga koosolek kokku lepitud, kus olid juba nende tiim, meie tiim, haljastajad ja tegelikult oli juba siuke emergency plan töötas. Ütleme nii, et kui mina Mattiast lauluväljakul nägin, siis ta oli kõige nukram inimene seal. Kõik teised nutsid võib-olla siis isamaalisusest, aga ma ei ole kindel, kas sina selle pärast nutsid või miks see pisar silma tuli? Ei no sellel hetkel ma ei nutnud, kui ma siin nägin muidugi, aga meeleolu oli pigem morn. No sellest me saame pärast poolega veel rääkida. Kuidas sul oli, Albert, mis mõtted sul tekkisid? Mina nägin siis läbi Disc Golf Fanatiku jagatud piltide ja mul on suht konkreetselt see moment meeles, ma olime Norras EM-il ja ma vaatasin neid pilte, ma nagu oh shit nagu, et kui sellest saab nagu show. Jah, siuke lühike konkreetne oligi see minu, aga ma teadsin, et see sats teeb imesid ja tundub, et imed juba liiguvad seal. No seda on näha tõesti, et töö käib. Mina nägin ka üldse seda videot sellest muru siirdamisest läbi ühe välismaa lehekülje, nii et mulle tundub, et juba seepärast saate päris kõvasti kajastust. Jah, me oleme siin tegelikult nalja teinud, et siuke igasugune PR on kasulik PR, et muidugi niimoodi ei oleks tahtnud seda PR-i saada, aga ütleme, igal pool käib alates mingitest ringvaadetest lõpetades igast rahvusvaheliste saitidega. Mulle tundub, et te olete juba teinud, mitte siis sel aastal, aga ka varasemalt teinud põhimõtteliselt selliseid, korraldanud seda üritust niimoodi, et teil on 2029 on MM-i korraldamine praegu taskus, et eks see ongi natuke selline hullud teevad seda asja ja siis kui sa teedki natuke hullu asja, siis teedki hästi. Ja just rääkisime siin Rally Estonia korraldajatega samamoodi, et tegelikult selliste suurte asjade tegemine käibki ainult läbi selliste hullude inimeste, et kui sul neid hulle ei ole, siis ei tehtaks nii hästi ja me minust eestlastena oleme ka sellised pisikesed, aga võimsad, et kui me teeme, siis me teeme nagu üle vindi ja teeme niimoodi, et kogu maailm sellest kuuleks. Kuule, aga me lähme, kes on praegu täiesti segaduses ja sa absoluutselt aru, mis lauluväljakust ja millest me räägime, siis stay tuned sellepärast, et veidiks aja pärast räägime ka täpsemalt sellest, et miks me sellest lauluväljaku teemast üldse räägime. Aga võtaks kõigepealt ette Disc Golfi nagu suuremas pildis, et ma usun, et inimesed, kes seda praegu kuulavad, vaatavad meid, suurem osa teab väga hästi aru, mis on siin Disc Golf, mõni suurem osa kindlasti ketast käes hoidnud, kes pole, on näinud seda kuskil, on kuulnud, kes on Kristin Lätt.
no Eesti, ma arvan, et selline ikkagi nagu kõige säravam discgolfi täht siiamaani naistest. Või ka tegelikult üldiselt, no sellest me saame rääkida, mis teie sellest arvate, aga räägime üldse diskist, et miks see nii populaarne ala on, mis te arvate? No ma alustan siis. Minu vaatest tundub see, et see on väga kättesaadav, et sul tegelikult piisab ühest kettast ja ma arvan nagu Euroopas on selle ala popiks teinud ja Eestis ja Soomes siis peamiselt on see, et neid radu on nagu väga paljudes kohtades, nüüd tekib järjest juurde ja ongi nagu, mina leidsin selle spordiga samuti, et ma nägin lihtsalt tervisepargis korvi ja sealt juba mul tekkis mingine kiht teada saada, mis asi see on ja siis nii ta läks. Jah, no võib-olla täienduseks Albertile, et fun fact, muide Eesti on riigi pindala ja discgolfi radade suhtarvult maailma number 1, eks meil on umbes 270 rada. Soomes on seal üle 1100 raja, aga Soome on päris suur riik, eks ju. Ja ma arvan, et seal on nagu 2 elementi, et üks ongi see kättesaadavus ja teine on sisenemisbarjäär. Ehk siis ja ma ei tea, võtame siin mingi jäähoki võrdluseks, et lepime täna kokku, et lähme jäähokit mängima, et mõtle, kui palju asju sul on vaja jäähalli, sul on vaja varustust, sul võiksid osata uisutada enam-vähem, sest muidu oled seal pikali kogu aeg, eks. Diskis on niimoodi, et sisuliselt vanusest 3 kuni, ma ei tea, 100 põhimõtteliselt sa suudad ühe lausega enam-vähem seletada mängu kontseptsiooni ära. Sa saad tavaliselt kettaid laenutada või kellegi ikkagist on mõni ketas või isegi ostes on see üliodav. Ja põhimõtteliselt sa võid öelda, vaata seal on korv ja nüüd siit viska ja kus järgmine korv maandub, sealt viska edasi. Ja tegelikult sellest piisab alguses, et sa esimesed, ma ei tea, 10 korda rohkem sul ei ole vaja. Ja kui sa saad selle võib-olla ketta ühe korraga lendu niimoodi, et see ketas teeb seda asja, mida sa soovid, siis see on mingisugune äge adrenaliini laks. Ehk siis sealt tekib see nii-öelda hukk. Et ta on omamoodi selline spordinarkootikum, ma ütleks. No kindlasti neid, kes on käinud mängimas ja kuidagi mingil põhjusel võib-olla jäänud pooleli, et kas teil on mõni soovitus näiteks neile, kes on korra käinud proovimas, mõelnud, et pole päris minu asi, et mis see võiks olla veel, mis võiks inimesi tuua selle spordi juurde? Ole see Mattias alustada. No hästi lihtne soovitus oleks, et tulge lauluväljakule järgmine nädal ja tulge vaadake, kuidas profid mängivad, siis kindlasti tekib endal tuhin ka proovida. Aga muus osas, discgolfi ei pea alati võtma ka nagu kui põhispordiala, et on tegelikult väga hea selline lisandväärtus, et kui sa, ma ei tea, sina mängid padelit, eks ju, siis tegelikult on väga tore võib-olla käia korra nädalas või korra kuus kas või looduses nautimas linnulaulu ja sõpradega värskes õhus jalutamist, et seda saab nagu enda jaoks niimoodi ka mõtestada, et võib-olla selle asemel, et jah, kuhugi sisehalli minna, siis tee mingisugust sellist teist tegevust, mis on ühtlasi sportlik, üli lihtsasti kättesaadav ja ka seltskondlik, et võib-olla selline soovitus. Väga hea soovitus. Kas sul on midagi lisada? Ei ole, kinnitan, mida Mattias ütles, et soovitaks ka lihtsalt siis oodata õiget ilma, ilus ilm ja võtta sõbrad kaasa, siis alati juhtub koos sõpradega ägedaid asju, et siis loodetavasti tuleb sealt positiivne mälestus, mis kutsub rajal tagasi. Oota, aga ilusat ilma, no mis vahet seal on? Vihmaga võib ju ka, kettad lendavad samamoodi enam-vähem? Ei, jaa. Kettad lendavad samamoodi, aga see kogu muu asi, kõik on lihtsalt, mis sind ennast paelub. Kui sulle meeldib päike, siis mine sellega, kui sulle meeldib vihm, siis saadki sellega minna. Kusjuures mina ei tea, minul on näiteks niimoodi, et kui ma lähen vihmase ilmaga, siukse eriti vastiku ilmaga lähen jooksma ja ma selle ära teen ja ma tulen tagasi koju, ma on nii, yes, see tunne on hoopis teine, et see, muidu vaata lihtne on ju minna, eks ole, lähed, ilus ilm, päike paistab, linnud laulavad, et kui sa lähed, teed selles raskes situatsioonis, teed selle nagu jooksuga ära, mis kõige meeldivam tegevus alati ei ole, siis tegelikult see, nagu ma ei tea, see vibe on kuidagi teine. No, diskis võib-olla on lihtsalt paar sellist ebameeldivamat elementi, mis selle vihmaga tekib. Minust on ka väga okei vahepeal vihmas ja mõnikord ka lumes mängida, aga seal on ikkagi seda ketaste nühkimist ja mingit pori ja ma ei tea mida kõike veel. Et ma paneks ka Alberti soovitusega edasi, et leia kõigepealt üks ilus ilm ja siis mine nautima ja siis kui see hukk ära tekib, siis mine proovi teiste ilmadega.
okei. Ma korra lisan siin väikse mulligani, et tegelikult saab ka öösel mängida ja see on oluliselt ägedam kohati kui päeval. Et on helendavad kettad olemas ja saab ka teha sükest vanaviisi, et kleebid patarei koos LED-iga alla. Ja see on täiesti teistmoodi mäng, ma hiljuti see talv käisin mängimas seda ja vanasti seda rohkem tehtud, aga see on teistmoodi mäng, et ma soovitan ka seda katsetada, kui pole varem teinud. Väga lahe soovitus. Tallinnas ja tegelikult üle Eesti toimuvad LED-mängud isegi tavaliselt sügisel hakkavad, kui päike läheb varem looja. Aga need on sellised mängud, kuhu võivad kaldajad minna, eks ole? Ja, kõik on oodatud. Kust see infot saab? Disc Golf Metrics on kõige lihtsam koht, kus saab või siis minna mõnda Facebooki Disc Golfi gruppi, kas Disc Golf või pane Geta Stopsi või nädala mängud või neid on hästi palju, et leiab üsna kergesti üles. Okei, meil on selge, mis mäng Disc Golf on, kõik võiksid seda minna proovima. Räägime natuke Disc Golfi seisust Eestis. Kuidas meil üldiselt läheb? Et nagu ma enne mainisin ka, paljud inimesed Eestis teavad, kes on Kristin Lätt, ta on paratamatult maailmas nagu kõige rohkem siis kõneainet saanud Eesti diskgolfar, et lihtsalt vabas vormis, et kuidas meil hetkel diskil läheb? Ma vastan lühidalt, sest ma peamiselt olen Eestist ära ja ma täpselt ei tea, mis seis koha peal on. Aga mis mulle tundub võrreldes siis maailmaga on see, et kuna Kristin on väga palju meedia nähtavust alale, siis mulle tunneb, et väga paljud inimesed teavad, mis on disc golf ja nagu teavad, et see on nagu sport. Et see on asi, mis mulle tundub, mis eristab tihti, mis siis minu jaoks võib-olla USA-st nii väga välja ei peegeldu. Et seal ei peeta seda siis nii palju spordiks? Seal on nagu, ta ikkagi kaab selle põhialade taha ära, et seal on korvpall, pesapall, Ameerika jalgpall, et seal see mass, millest nagu kui välja suruda, see on päris suur. Et regiooniti teatakse rohkem või kohati vähem, aga ikkagi ta jääb nende suurte asjade taha kinni. Okei. Kuidas sulle tundub, Mattias? No ma võiks tõenäoliselt sellesse mingi paar tundi rääkida, et siin on lihtsalt nii palju nagu tahkusid, aga võib-olla korra sealt Alberti otsast hakata minema, mis Albert rääkis, siis see vaata väikese riigi nagu võlu on selles, et sisuliselt üksteist kõik, mis alal meil tipp tekib, olgu see kiiking, discgolfi, jalgpall või vehklemine, siis järsku kogu see rahvas seisab selle inimese või selle spordi selja taga, et Kristin on hea näide discgolfist, ma ei tea, võtame vehklemisnaised, eks ju, siis järsku pool Eestit oli telekate taga ja vaatas seda, kui keegi eluses varem polnud tõenäoliselt vehklemisest suurt midagi kuulnud ja neid spordialasid nagu veel on, et küll me olime suusarahvas ja nii edasi ja see kogu aeg jätkub niimoodi, et varsti tuleb mingil muul, ma ei tea, siis tuleb keegi sõudja jälle. Kurling. Kurling ja Harri ja mul ei tule see naise nimi nüüd meelde praegu. Ülipaljud vaatavad, eks ju, telekast ja üli kihvt on jälle. Et see on nagu üks pool, miks ta võib-olla Eestis nagu niimoodi buumib ja miks võib-olla Albertile siis ka tundub, et need USAs on see olukord teistmoodi. Teine aspekt, mis siia tuleb lisada on, et USA on nagu hästi hull üldistus üldse, et see on sama nagu me räägiks Euroopa Liidust järsku, et need on täpselt sama suured, seal on mingi paar protsenti vahet, eks ju, et me peame USAst alati rääkima niimoodi, et võtame siis, et kui me räägime Eestist, siis USAs me peaks võtma mingisuguse ülipisikese linna või osariigi ja siis rääkima, mis seal toimub, eks ju. Et kuidagi, ma ütleks, et USAs on ka mingisugused asukohti, et sul ongi Texases mingi väike linn, ma ei tea, suvaline näide Austin, eks ju, ja seal võib-olla on see discgolfi kommuun hästi tugev, mis on võib-olla võrdväärne oma suuruses Eestiga, eks ju. Et see on nagu see põhierisus. Eestis üldiselt ma ütleks, et discgolf on väga heas seisus, et meil on oma tipud, Kristin on see nii-öelda kõige kirkam täht, eks ju seal, aga meil on Albert, ma ei tea, Silver, Mauri, Kaidi, Keiti, nii edasi. Teiseks meil on väga hea radade seis, ehk siis nagu ma enne juba mainisin, meil on siin 270 rada, ehk siis discgolf on üli kättesaadav. Kolmandaks meil on üks hull seltskond inimesi, kes korraldab maailmatasemel üritusi ja see on nagu pikk perspektiiv on ees olemas ka, eks, et me oleme kuni 2029. ja oleme tegelikult lukku pannud, et siin toimuvad need suured üritused. Neljas on see, et meil on tegelikult riiklik tugi ja omavalitsuste tugi, eks siis kui me räägime ka discgolf festivalist, eks ju, siis sinna Kultuuriministeerium, tänase nimega EIS, endine EAS, eks ju, linn, kõik panustavad ja meil on päris korralik toetajate ring, et diskifestivalil on selline üle 60 erineva toetaja.
ehk siis see on selline, ma olen kuskil intervjuus öelnud, et see on niisugune perfektne torm, et sul on kõik nagu kohad kaetud, et sul on tipp, sul on üritus, sul on harrastajate arv suur, sul on infra olemas. Aga ütleme, kui siia mingit võib-olla väike tõrvatilk meepotti visata, siis ma arvan, et discgolf on selles nagu murdepunktis, et kas tast saab selline professionaalsem spordiala või ta muutubki harrastajate silmis selliseks spordialaks number 2 või 3, mida me enne rääkisime, et mängidki padelit ja siis teed diski kõrvalt, ma ei tea, mängid, võtame Eesti kas või korvpallikoondislased mõned, et vaba aja põhiharrastus on discgolf, eks ju, et nad muul ajal teevad midagi muud. Et võt seda ma ei oska täna nagu prognoosida, et kuhu poole see läheb, et see sõltub, siin on nagu nii palju elemente, millest see sõltub, et see on, ma ei tea, treenerite kättesaadavus nagu ka teistel alad, eks ju. See on see sama infra edasiareng, see on raha saamine discgolfi liitu üritustel ja nii edasi, et ühesõnaga selline pikk ja lohisev vastus, aga võib-olla andis konteksti, kuidas meil läheb. No võib-olla võtangi siis selle globaalsema otsa siit korraks, et ta tõesti tundub olevat väga laialdaselt siis nagu populaarne spordiala. Kas te näete, et kas see võiks olla kunagi ka olümpiala? Sest et olümpiale aina rohkem ja rohkem tutvustatakse selliseid natuke teistsuguseid alasid, võtame breakdance või BMX. Et ma tean, et seal on mingisugused lävendid, et mingi populatsioon maailmast peab seda mängima, mingi riikide osa, mis peab seda tipptasemel siis harrastama või maailmameistrivõistlustel olema, eks ole. Aga me oleme päris lähedal discgolfiga sellele minu arust. Ma võin sellele kiiresti vastata, siis Albert saab täiendada, et siin on nagu, su küsimus oli mitu erinevat asja, et üks on see, et tegelikult discgolf on nüüd pärast 24 aastat esimest korda maailmamängudel. See aasta Hiinas, ma ei mäleta selle linna nimi, mingi Chengchong, kuhu tegelikult Kristin ja Silver lähevad Eestit esindama. Maailmamängud tihtipeale on siis see spordivõistlus, kus katsetatakse uusi alasid, millest potentsiaalselt võiks siis üks hetk olümpiaala saada. Miks ta täna olümpial ei ole? Vastus on kandepind, ehk siis, et kui me võtame, ma ei tea, võtame Pro Touri, kus Albert võistleb, siis seal ütleme on, ma ei tea, 7-10 riiki, kust tulevad mängijad. Ehk siis see on liiga vähe tegelikult rahvusvahelise olümpiakomitee jaoks, et meil peaks kandepind laienema. Et kui meil täna võtame Euroopas on siin neid Eesti, Soome, Rootsi, Norra, Taanist mõned üksikud, siis tegelikult Mandri-Euroopa on suht nagu tühi discgolfi mõttes, et jah, meil on see, ma ei tea, Simon Lisotte, kes pooleldi on tegelikult ameeriklane, eks ju. Et ta on küll Saksamaalt pärit, aga peale seda Saksamaal on suht nagu tühi maa, et seal on mõned üksikud, et seal ei ole niimoodi, et sul on seal mitusada tuhat harrastajat, ma ei tea, Hispaaniad, Itaaliad, Prantsusmaad suhteliselt tühjad, eks ju. Et kuigi meil siin EM-il oli 27 riiki, siis ütleme see tase oli ikkagi lõpuks nii, et kui sa võtad esi 10 lahti, siis seal on Eesti, Soome, Rootsi, eks ju. Et need on need elemendid, kuidas see ala võiks ükset jõuda olümpiale. Ja siis on veel olemas üks siuke nii-öelda tagaukse versioon on siis see, et tegelikult korraldaja riik saab alati valida ise ka mõne ala olümpiale, ehk siis ma ei tea, kas te olete kursis, aga näiteks Los Angeles olümpia, mis nüüd tuleb, siis seal on kull on olümpial näiteks, mille nad valisid, ehk siis see on selline spordiala, kus on siis püksi taga, tal on mingi spetsiifiline nimetus, mingisugune, ma ei tea, mingi tag something siin taga tasku küljes ripub mingisugune silt, mida siis ära tõmmatakse ja joostakse ringi, ehk siis selline ala tuleb näiteks olümpiale. Oota, sa teed nalja. Võid kontrollida. Ma mõtlesin, et squash tuleb, et see on nagu juba... Tegelikult tuleb 6 või 5 ala, ma ei mäleta, 4 tükki või 5 tükki tulevad olümpiakomitee poolt ja alati korraldav riik saab valida siis ühe lisaala. Ja kui Pariisis minu arust valiti see sama breakdance, siis usakad valisid selle kulli. Kontrolligi, sellel on mingi spetsiifilisem nimetus, aga põhimõtteliselt selline Ameerika jalgpalli stiilis natukene, et sa tõmbad mingisuguse sildi ära ja pead kuhugi pesasse jooksma ja on USAs võrdlemisi populaarne. Ma tean, et pannakse ühte Eesti tiimi ka kokku selle jaoks praegu. Kas see on see, et nad ajavad puuris üksteist ringi või see on... Ei, see on üks teine. Ma tean, mida sa mõtled, aga see üks teine. Ta on pigem siuke nagu väljaku peal ikkagist. Siis see vist on minu arust üks viis sellest Ameerika jalgpallist, et siis ilma selle kontaktika, mis muidu neil on, et siis seal on kuidagi selle, mis lipukestega või mis seal taga lipub sellega, selle süsteemiga. Ehk siis ütleme, kui Eesti saaks olümpia korraldada või Soome saaks näiteks olümpia korraldada, kus on ju kunagi ka toimunud, siis ma arvan, et see discgolf võiks olla seal programmis. Korraks selle olümpia juurest tulles tagasi Eesti juurde, et ma ei tea, Albert, kuidas sina tunnetad, et mulle tundub, et Eesti naised
on nagu maailma tasemel Eesti mehed üle mänginud. Millest see võib olla? No siin tuleb see meeste ja naiste spordi võrdlus natukene. Ma ütleks, et naiste discgolf on täiesti teine mäng võrreldes meestega. Et seal, see on kõige lihtsam viis, kui ma oskan seletada, et seal on siuke mingine mäng on vähem agressiivsem kohati ja ütleme meestel mingil määral mingised vigasid nagu ei saa andeks anda. Et naistel natukene kuidagi on natuke rohkem seda mänguruumi, aga mitte nagu alati, see sõltub nagu täiesti sellest rajast, aga ma ütleks, et lihtsalt spordid on nagu erinevad selles suhtes, et selles kategoorias. Aga ma just mõtlen, et nagu, ma olen küll mänginud seda, ma ei ole võistlustel kunagi käinud, ma ei ole sellisel tasemel seda teinud, et aga minu kui pealtvaataja jaoks, mis see siis on? Viskad ketast ja kõik kettad on samasugused, lendavad ju samamoodi, et mis see siis tähendab, et kuidas teistmoodi on? Siin on lihtsalt võimalus tulla Tallinnasse ja vaadata, mis seal vahe on. Jah, ma ütleks, et lihtsalt seal on mingised asjad nagu elementidelt natuke teistmoodi, puttimine, viskamine, kõik asjad on samad, aga lihtsalt mingised asjad on pisut teisiti ja seda ma lihtsalt soovitangi tulla, kas siis vaadata YouTube'ist, aga kõige parem on tulla vaadata koha peal, sest hommikul lähevad naised ja õhtul mehed, et siis sa saad näha ära, mis nagu see vahe seal on ja jah. No see oli natuke selline provotseeriv küsimus ka väga teadlikult, sest ma ju tegelikult saan ise aru, et meeste konkurents ongi kõvem. Mulle tundub vähemalt, et meesmängijaid on rohkem, mitte et sellega ei tahata üldse nagu naiste kuidagi sellist panust allapoole tõmmata, aga ma siiski vahest mõtlen, et nagu kust see vahe siis nagu tuleb, sest et mulle tundub, et sa pingutad meeletult, ma ei tea, teised Eesti meesmängijad samamoodi, nad teevad hullult nagu tõesti nagu pingutavad, aga ikka on nagu mingil põhjusel see, et nagu ei tule seda, ma ei tea, neid kõige säravamaid kohti. No jah, selles mõttes te nagu mõnes mõttes vastasite ise ära mõlemad teie siis, et tegelikult seis on selline, et kui me võtame ka maailma PDK, ehk siis Professional Disc Golf Associationi nagu numbrid, siis registreeritud mängijad 90% on mehed, 10% on naised, et see nii suur vahe või? See on kolossaalne vahe. Wow. Ehk siis et see omakorda juba tekitab selle konkurentsi olukorra, et ma ütleks, et 2024 oli naistes esimene aasta üldse, kus me võime rääkida nagu tipus mingisugusest tugevast konkurentsist, kus nagu päriselt selline 10 naist mängivad võidu peale, ehk siis enne seda 2023 oli see aasta, kus Kristin tegi nagu puhta vuugi, eks ju, domineeris, võitis kõik Suureslammi turniirid ära nii edasi. Et reaalsuses see oli selline aasta, et kus Kristin mängis oma keskmise taseme enam-vähem välja, siis tal oli alati võit taskus. Ja täna, kui sa vaatad, mis on siis eelmisest aastast hakanud toimuma, on selgelt see, et selline 10 naist on taset väga palju tõstnud. Sa näed seda hooaja ettevalmistusest, kus järsku on, ma ei tea, jõusaalid tekkinud inimeste ettevalmistuse käiks jooksmas nii edasi ja mängitakse selliseid 1000+ ringe, mida varem juhtus arvu, eks ju. Et lihtsalt, Kristini tase oli üks, et lihtsalt teistest niivõrd üle, et teised pidid üks, et nagu nii-öelda jalad kõhu alt välja võtma ja täna kohati on niimoodi, et Kristin mängib ikka oma taseme välja, aga keegi lihtsalt on sellel päeval temast parem reaalsuses. Ja nüüd, kui hakata rääkima sellest Eesti mehed versus Eesti naised, siis minu arust siin on nagu alati mõistlik teha korra see harjutus, et aga võtame korra Kristin ära, et kas me siis saame öelda, et Eesti naised on nagu paremad kui Eesti mehed, et ma ei taha üldse siin kuidagi nagu teisi Eesti naisi, discgolfi naisi siis nagu downgrade ida, aga tegelikult ma arvan, siis on see seis üsna võrdne, et Albert on näidanud häid tulemusi, ma ei tea, Mauri võitis esimese Pro Touri etapi, nüüd ma ei tea, Silver on mänginud hästi, teised on ka mänginud hästi. Ja siis me hakkame võrdlema, eks ju, Kaidi, Keiti, Anneli, ma ei tea, Kaire ja selliste nimedega, et meil on lihtsalt kuidagi läinud niimoodi, et meil on üks väga kirgas täht olnud ja me peamegi seda olukorda ka niimoodi hindama, et me ei saa võtta nüüd, et nüüd naised on pika puuga nagu meestest teist ära, et tegelikult ei ole. Aga Albert, tegelikult sa oled väga kogenud diskimängija ja ka siin podcastis varem külas käinud, et ma juba mäletan sellest ajast, et sinu tööeetika, see, kuidas sa
ma ei tea, trenni tegid, kuidas sa treeningutele lähenesid, et see oli juba siis nagu selline, et ohoo, et see ei ole lihtsalt see, et ma lähen viskan paar ketast, vaid et no, siin varem ka jõusaalis rassimas näinud, et mis sa arvad, mis see on see, mida sina teed võib-olla teisiti, mis on teinud sinust nii kõval tasemel mängija ja just nagu selle mõttega küsin, et mida teised saaksid panna kõrva taha? Ütleme nüüd selle, millal meil oli? Või jummal, 3-4 aastat tagasi või? Jah, ütleme, et selle aega, ma olen teen siuke, ma arvan vähemalt 2-3 90 kraadist kannapöörelt, kuidas ma oma asjadega olen toimetanud. Aga see suund on ikka jätkuvalt sama olnud, et ma olen sellest aastast siis hakanud koostööd tegema Soome treeneriga, et siis siuke päriselt discgolfi treener ja minu arusaam treenimisest on samamoodi 90 kraadi juba sellel aastal, nagu see pööre on ära käinud, et arusaam treenimisest on muutunud. Et ma tunnen, et praegu see koht, kus nagu kõik saavad juurde panna, on lihtsalt uurida, mis asi see treenimine on. Et discgolf on selles mõttes huvitav mäng, et ei ole puhtalt võimsusega ei tee seal midagi, et seal on nagu vaja seda sükest oskust ja vilumust, aga vilumust saab treenida väga huvitaval viisil, et nii. Seal, kus ma ütlen, siis kõige parem viis ongi siuke variatiivne trenn. Et näiteks koht, mida ma näen, kus võib-olla, mis siis minu jaoks oli ka nagu väga pikalt samasugune treeningmeetod, oli see, et ma lähen rajale ja siis üldiselt mul on seal mingine liin, mis mulle meeldib ja siis ma katsun seda ühte liini nagu täiesti selgeks saada. Et siis ongi, ma viskan seal näiteks teisel rajal, ma viskan fairway ketast, siis ma viskangi seal ainult fairway ketast. Aga põhimõtteliselt meie aju on väga huvitav, et pärast esimest seda fairway ketast tal ei ole enam midagi uut, et kui ma selle teise korra ka viskan seda sama fairway ketast samamoodi, siis ajul on nagu see õppimismoment kaob ära. Et siis võib-olla leida endale viise, kuidas sa saad seda aju sundima õppima, ehk siis näiteks siis minu selle aasta treeningringid ongi see, et ma ei mängi ühtegi radakoordagi samamoodi. Et ma nagu mängingi iga ring erinevalt ja esiteks mul on oluliselt funnim treenida, sest ma ei tee kordagi sama asja ja ma tunnen, kuidas mu üldine siis skill level on ka sellega tõusnud, et sest päeva lõpuks meil ei ole siukest kontrollitud keskkonda, kus me nagu mängime võistluse ajal, et kõik olud, kõik asjad muutuvad ja lihtsalt ma tänu sellele siis võib-olla meetodile ma natukene laiendan oma seda otsustusvõimet hetkes, et lihtsalt usaldan seda, mis instinkt mul tekib, et kuidas seda olukorda praegu lahendada ja siis minna sellega lihtsalt, et ma tunnen, et see koht, et siis uurida rohkem treenimise kohta ja ütleme, no jõusaal on ikka veel siuke väike nagu Achilleuse kand, et seda võiks ka veel ütleme, et see läheb paremaks, et järjest rohkem on näinud, kuidas inimesed hoolitsevad oma keha eest, et noh, jõusaal on see, kuidas ma näen, seda võiks teha, aga ütleme, et seal on ka teisi viise, aga see nagu läheb paremaks, aga ta ei ole veel päris seal, et on siukseid võib-olla need on need kaks asja, mis ma tooks välja, et kus siis saaks nagu juurde panna suures pildis. Sa ütlesid, et on ka teisi viise. Mis need teised asjad on? Lihtsalt kui meid kuulavad praegu harrastajad, kes tunnevad, et tahaks nagu veits paremaks saada, et okei, katseta uusi asju rajal, eks ole, et ära jää end sellesse ühte asja kinni, siis tee jõusaali, kas on veel midagi? No mida sa ise kindlasti teed? Mida ma teen? Mul on siis eneseareng ka nagu suur osa sellest protsessist. Ehk siuke mental game. Jah, aga pisut alternatiivsel viisil, et mul ei ole päris siuke, ma olen küll koostöö tentspordipsühholoogiga, aga mul on siuke teistpidi lähenemine sinna, mis ma olen leidnud, et mulle töötab. Ma olen siis osa Contriber enesearengu koolist, et siis seal on siuke natuke teistpidi lähenemine selle enesearengule ja ma näen, kuidas discgolf siis mulle toob nagu neid võimalusi ka, kus ma saan siis nagu selle teooria siis ka nagu praktikasse rakendada. Aga soovitus siis nagu enesearengu osas on see, et võtta discgolfi kui nagu osa elust, et see ei ole nagu tervik, see ei ole nagu eraldiseisev osa, et päeva lõpuks
kõik asjad on nagu omavahel seotud ja siis see oli näiteks siuke minu viimase võistluse õppetund, et vaadata seda sporti ka nagu teiste eluosadega koos, et see üldiselt need mentaalsed teemad ei ole nagu, et need on nüüd, need probleemid eksisteerivad ainult discgolfis ja need on nagu nüüd eraldiseisvad ja need teised probleemid on ainult siis mujal, et need siuke suht ebamäärane vastus, aga eks igaks nopib sealt, mis ta soovib. No lihtsalt üks mõte mul tekkis siin praegu. Me küll salvestame seda paar päeva varem, aga see podcast peaks minema üles esmaspäeval. Ehk siis täna õhtul ma teen ühe trenni siin mõningatele sportlastele, discgolfaritele. Sa oled ka treener? Ma ei tea, mis me täpselt teeme, aga ma olen täiega entukas selles osas, et ma olen valmis. Aga teeme koos. Mis sa arvad? Ma olen valmis. Teeme koos seda trenni. Mina plaanin teha mingit siukest mobility trenni. Mis sa arvad, kui teeks selle trenni neile koos? Ma arvan, et see on hea plaan. Et kui suures seal... Ta ei teadnud seda. Mina teadsin, ma selle ettepaneku sulle teen, aga ta ei teadnud seda. Ma arvan, et see on hea mõte, sest paljud tulevad Norrast just otsel võistluselt. Et siis pärast reisipäeva on ikka keha pisut kinni, et siis võimelda see lahti ja järgmine päev siis saab juba värske kehaga minna kette tiskuma. Davai, nii et stay tuned, sellest tuleb mingi video ka minu arust, nii et siis saate vaadata, kuidas me koos Albertiga proodele trenni teeme. No mulle aga väga äge, see sai nüüd kokku lepitud. Ma tahaks natukene enne võistluse juurde minekut veel rääkida Eesti discgolfist. Ma saan aru, et on päris muutlikud ajad praegusel hetkel, et siin on juhtfiguurid on vahetumas, et on siis, kui ma nüüd Timo Juursalu ja siis peasekretär Risto Neiland, kes on öelnud, et nemad nüüd lõpetavad, tsiteerides Timot, eestlastele meeldib kogu aeg viriseda ja vinguda. Et ma lihtsalt jätan selle siia ja küsin, et mis sina arvad, Mattias, mis sellest nüüd kõigest edasi saab? Ei, mis ta sealt ikka edasi saab, et selles mõttes tuleb keegi uus juht ja tuleb keegi uus peasekretär ja karavan sõidab edasi ja las koerad auguvad, et ega nii lihtne ongi. See ei ole nüüd mingi discgolfi spetsiifiline asi, et ega seda juhtub igal pool, et ma ei tea, võtame korvpalliliidu, täna on kõik jubedad fännid, aga oli alles 15 aastat tagasi aeg, kus me olime nii nimetatud mudaliigas ja kõik said igalt poolt mudaloopimist, nii et vähe polnud, et lihtsalt niimoodi ongi. Ja selle vastu ei olegi midagi teha, ma arvan. Aga ütled, kui tulevad uued juhid, et mis sina korraldajana neid võib-olla ootaksid või sooviksid, et millist tuge sa ootaksid? No üldiselt ala arenguga tegelemist, et mida rohkem meil on harrastajaid, mida rohkem meil on treenereid, kes noortega tegelevad, seda kindlam on meie tagala, et seda rohkem on meil huvilisi ka suurvõistlustel, et ega seal liiga palju muud soovid ei ole, et kokkuvõttes meil, ütleme, kui väga paljudel teistel aladel alaliit ka korraldab neid suuri võistlusi, olgu nendeks maailmakarikaetapid ja muud asjad, siis meil see ülesehitus on üldse teistmoodi, et me oleme täiesti eraldi MTÜ, kes seda teeb ja meil liiduga on võrdlemisi vähe pistmist, me saame nagu väga hästi läbi ja liit on mõndadel aastatel ka siin natukene rahaliselt saanud toetada, aga suures pildis seal nagu liiga palju seost ei ole, et lõppkokkuvõttes see kõige olulisem koht ongi see, et liit ikkagi ajab seda nagu ala terviku arengut ja meie ajame seda tippvõistluse asja ja seal on mingisugune kokkupuutepunkt lihtsalt, kus me saame koostööd teha. Mulle kõrvaltvaatajana tundub see ikkagi väga suur kokkupuutepunkt, et see, et juba ette teada, et 2029 toimub Eestis MM, see peaks küll olema liidu asi ikkagi või selles mõttes nad peaks olema väga, väga huvitatud kaasa mõtlema. Ei, absoluutselt, ega nad mõtlevadki kaasa, et selles mõttes siit ei ole mõtet otsida mingisugust beefi, et kõik me saame hästi läbi ja suhtleme ja me oleme ju oma erinevatele üritustele ka, ma ei tea, liidu bokse püsti pannud, kus nemad mingit putimist on õpetanud ja nii edasi, et aga jah, nad on ikkagi nagu kaks erinevat organisatsiooni, kes asju ajavad ja meil jääb üle loota, et lihtsalt liidu uued juhtfiguurid siis ajavad seda ala arengut samamoodi edasi, nagu seda vahepealsel ajal on tehtud, et loodetavasti see kandepind suureneb ja
neid huvilisi on veel rohkem ja võib-olla tulevad meil siis 2029 veel uued noored Kristinid ja Albertid, kes saavad kodusele MM-il peale. No nii palju, kui ma olen küll kõrvalt kuulnud, siis tõesti need inimesed, kes praegu seda asja on teinud seda väga suure südamega, väga suure kirega, et ja mulle endale tundub, et mitte ainult Eestis, aga üleüldiselt, et pool seda maailma seisabki entusiasmi peal üleval. Et kui inimesed teeks asju entusiasmist, lihtsalt kirest, põlemisest, sellest, et ma tahan teha, et siis see asi ei toimiks absoluutselt, et nii on. Jällegi see ei ole discgolfi spetsiifiline, et see on igal alal on, ma arvan niimoodi, et seda, ma arvan, et maailma spordist profisporti kokkuvõttes on üsna väike või siuke näpu otsa täis, et ülejäänud kõik need suured vabaõhuüritused ja rahvaspordiüritused, need on väga paljuski püsivadki sellise ala entusiastide ja tublide toetajate najal püsti. No ka sellegi poolest ütleme, et kui nüüd varsti valitakse uus juht, uus peasekretär, mis soovitused te neile edasi annaksite või mis te omalt poolt ütleksite? Jah, Albert, soovitan. Mis sa sooviksid? Mis oleks su südamesoov või mingi mõte, mida sa tahaksid neile edasi anda? Paksu nahka soovin. Et ma arvan, et seal alguses ei olegi midagi muud, et kriitika vist tundub suht paratamatu osa, et lihtsalt võtta sealt see info, mis on nagu päriselt vajalik ja siis panna edasi. Aga mida sina tippsportlasena või tippmängijana ootaksid nende poolt? Mina sooviks, et nende siht oleks jätkata arendamist siis seda tippspordi poolt, et hoida Eesti meistrivõistlused sellisel tasemel, nagu nad on ja tõsta ja samamoodi kohalik karikaseri, et ma arvan, need on väga olulised siin koha peal see tippspordi arendamisel. Kuidas Mattias sul? Ja ma arvan, see Alberti paksu naha soovitus oli väga hea ja võib-olla veel avatumat suhtlust, et lõppkokkuvõttes minust tihtipeale alahinnatakse kommunikatsiooni rolli kõikides sellistes asjades, et mida läbipaistvamalt ja avatumalt ja kaasatumalt erinevaid alaliite juhitakse, seda kaasatumalt tunnevad ka ennast alaharrastajad, jälgijad ja fännid, et ja seda rohkem loodetavasti tekib ka sellist tekib häid mõtteid ja võimalusi ala arengusse veel rohkem panustada. Edu. Halleluuja, quote that, ütleme selle peale. Aga enne kui me lähme suurte staaride juurde, keda tegelikult on Tallinnasse tulemas ikkagi omajagu, räägime tulevatest staaridest. Kas te näete, kas on mõned sellised väga säravad tulevikutähed ees kuskil tärendamas, kuskil võib-olla kõnnivad metsas praegu, viskavad kettaid, õpivad Tartus, ma saan aru, spetsiaalselt loodud mingisuguses grupis, kus tehakse aasta läbi noortele trenne. Kas on mõned sellised nimed, kellel silm peal hoida? Mis te arvate? Ma pakuksin Daniel Mehina praegu välja. Ja minu arust siin juba on siukseid lävendi peal kutte veel, kes on pisut vanemad, siis Mauri Vilman, Ronald Kaur pakuksin kohe. Et siin on nagu potentsiaalikad, aga siin on ükselt on vaja teha nagu siukseid valikuid, ütleks. Selge. Keda sina näed, Mattias? Albert enamus nimetas ära. Ma arvan, meil täna üks väga suur probleem on naiste järelkasv. Siis ma täna suudan noortest tüdrukutest nimetada ainult ühte nime, see on Jonel Post, kellel niimoodi kõrvaltvaatajana võiks olla potentsiaali. Aga Albert tõi nagu üliolulise osa välja, et ma ei tea, võtame sama Mauri ja Rolandi, et tegelikult kui päriselt tahta nagu tippsporti teha, siis siin tuleb nagu hästi kiirelt teha mingisuguseid otsustavaid valikuid, et selline ma väidan sellise sussutamisega liiga kaugele ei jõua. Ehk siis, ja see on see karm tõsiasi ka ja tihti peale miks ka ei jõuta väga kõrgele on see, et lihtsalt võetakse selline, valitakse mugavam tee. Olla kodus ja võistelda vähematel võistlustel ja mitte
pea ees campervaniga USA-sse minna. Ehk siis nagu Albert tegi, et tegelikult lõppkokkuvõttes minust noore inimesena on sul see võimalus, sul ei ole võib-olla lapsi ja kodulaene ja igasuguseid muid kohustusi, et võta see 3-aastane periood ja mine proovi, et kui sul tegelikult on kas või mingi väike võimalus selleks olemas, et ma arvan, toetajaid leiab alati. Ma arvan, oluline küsimus ongi see, et kas sa tegelikult oled nõus ohverdama väga suure osa oma muust elust, et tippsport on väga karm asi, eriti seal kõige kirkamas tipus, et olles ise ka Kristini manager olnud siis ja kõrvalt näinud seda elu natukene, siis see ei ole meelakkumine ja see nõuab äärmiselt palju ohverdusi. Ehk siis jah, tasub endasse vaadata ja mõelda, kas ollakse valmis näiteks järgmised 5 aastat silmad kinni läbi uste ja akende lendama ja tegema kõik selleks, et tippu jõuda. Julgust mulle tundub, et on vaja, sest et teadmised ja kõik on olemas. Ja minu arust tookord, kui sa käisid meil saates, kas me rääksime sponsor teemadest ka, et kuidas neid inimesi, kuidas sponsoreid leida, et ma ütleks ka lihtsalt siia lõppu, et lihtsalt julgust on vaja, et tahtmist julgust ja lihtsalt saab ju minna küsima, keegi ei aja ära, et kuule, et kui keegi noor läheb küsima Alberti käest, et mis sa arvad, mis ma peaks tegema, et sa kindlasti ju võtad vastu ja kindlasti nõustad ja soovitad, et see on ala arengule hea. See on Eesti selline naljakas asi, et sama näide, et mina olen tegelenud ühe meie tippsportlase manageerimisega ja lõppkokkuvõttes on minu poole discgolfi kogukonnast pöördunud umbes 2 inimest ja tulnud küsima, et kuule, et arutaks natukene. Ja mingitest teistest spordialadest veel natukene, et mis on meie jaoks hästi nagu naljakas kontseptsioon, et nagu tulge küsige ja arutame, et ma hea meelega nagu räägin ja ma olen kuulnud nagu teiste spordimanageride või mingite organisatsioonide juhtide käest samamoodi, et kuidagi eestlane on ikka siuke oma ette nagu nohiseja, et ei, mis ma nüüd lähen tema käest küsima. Mis täiesti nagu arusaamatu kontseptsioon, et ma mõtlen seda, kuidas näiteks meie korraldame üritus, siis üritame nagu igal võimalikul juhul käia, ma ei tea, Rally Estonia kontoris või kuskil mujal, lihtsalt vahetada mingeid kogemusi, rääkida, uurida, äkki tekib mingeid uusi ideid, et mest jällegi see kommunikatsiooni avatud suhtlus, let's go. Alates 22. juulist võite pöörduda Mattiuse poole, sest on saanud 1 päeva puhata. Siis ma magan veel. Okei, augustis võite Mattiuse poole pöörduda, et siis ta on saanud puhata. Kuule, aga räägime nüüd sellest megavõistlusest, sest tõesti te olete ikkagi suure töö ära teinud, et 2023 toimus ju EM, eks ole. Sellega te saite ikkagi diskimaailma, panite jala ikkagi väga, väga aktiivselt sinna ukse vahele. 2024 eliit ja sel aastal major. 4 sellist majorit üldse maailmas toimub. Rääkige natuke sellest täpsemalt, et võib-olla neile, kes niisama seda ketast sahistavad seal metsas, et kui suure asjaga meil ikkagi siis nagu tegu on? Ta mängija perspektiivi enne. Okei, teeme nii. Võib-olla siis major on siuke väga golfi ja discgolfi põhine termin. Siis, ja tennis, tennis on, et Grand Slam on Grand Slam see tennises, mida neil... Täpselt sama, 4 majorit ja siis kui sa kõik ära võidad, siis on Grand Slam. Suur slam, sorry. Tennises on see suur slam selle, kuidagi vaadatakse neid nagu selle nurga alt, et siis neid on 4 tükki aastas ja ütleme päeva lõpuks, mida loetakse, on see, mitu majorit seal on, et võida neid pro-tuure palju tahad, aga vaadatakse lõpuks otsa ikka majoritele, et selles nagu, see on nagu taevas. Aga sellega sealt saab läbi ka minna, kui tahet on. Et jah, et mängija mõttes, kui kuskil sa tahad oma vormi ajastada, siis see on major. Ja sina oled vormis praegu? Ma ei tea hetkel. See on selline huvitav case, et keha on alati okei, ma tunnen, aga pigem on, ma tunnen see vahe, mis siis lõpuks nagu määrab ära on, kuidas siis see vaim on nagu häälestatud võistluseks, et me just Momentoriga Kristoga pärast pärast viimast võistlust rääkisimegi, et päeva lõpuks ring nagu mängitakse eelmine päev ära põhimõtteliselt, et suures pildis, kui sa juba sinna ringile lähed ja sul paned kuskile mentaalselt siis mingisse auku, et siis tõenäoliselt see auk oli juba enne loodud ja siis ega sa suures pildis ringi all nagu nii väga ei muuda. Et siis ma siin võtan nädala puhkamiseks, et oleks energiat olla
vaimselt siis tippvormis. Aga ma saan aru, et ma võib-olla panen sulle nüüd sõnad suhu, aga see on sinu aasta tipp sündmus praegu. See ja siis kohe selle järgel et muidugi kodu... Mis toimub Soomes sel aastal? Jah, et kodupinnal muidugi tahaks hästi mängida ja korra see laulukaare all oled, siis see on ka päris kihvt. Mattias, mis mõtted sul? No esimene mõte ongi see, et see on tegelikult päris kõva õnnistus, et meil siin selline asi toimub, et ütleme see aasta on küll MM ka Soomes, aga alates järgmisest aastast siis me oleme ainuke Euroopa major, eks, või siis suure slami turniir eesti keeles. Et selle nimel on nagu väga kõvasti vaeva nähtud ja tegelikult on päris uskumatu, et me nii kiiresti oleme selle kätte saanud, see on mingit erinevate imelike asjaolude kokkulangevus. Sa oled liiga tagasihoidlik, see ei ole imelikud asjade kokkulangevused. No, see on suur töö ja ikkagi väga kõva kvaliteet, mida te deliverdanud olete? Nõus, aga ütleme seal see teine pool on see, et tegelikult me ei peaks sellel aastal majorit korraldama, sellepärast et nii kiiresti see korraldusõiguse andmine tegelikult ei käi, et seal on mingisugune standardiseeritud protsess, kuidas see käib. Aga kuna soomlased said MM-i ja nendel oli leping ka majori jaoks veel või siis selle suure slami turniiri jaoks, et siis tegelikult nemad kuidagi andsid selle meile justkui üle ja järgmise aastaga on tegelikult täpselt sama teema, et algselt pidid soomlased seda korraldama, nende leping lõpebki 26. Aga siis Soome korraldusjuht Jussi Meresmaa siis põhimõtteliselt isiklikult andis ühes kõnes selle meile, ütles, et nendel ei ole enam jõudu korraldada peale MM-i, et nemad tõmbavad juhtme seinast välja. No seal on paar aspekti veel, et see ala läheb seal ringi ehitamisele, kus see Soome MM toimub või endine suure slami turniir ka. Et siis need on need sellised ebatraditsioonilised asjaolud, mille tõttu me oleme saanud, et loomulikult ma üldse ei pisenda seda, et me tõesti eelmise aasta eriti, ma arvan, tegime nagu või korraldasime sellise võistluse, kust enamus maailma tippmängijad läksid ära ja ütlesid, et see on läbi aegade kõige paremini korraldatud võistlus. Ja EM oli selline eelsoendus sellele. Et jah, vaeva on nähtud kõvasti, aga on olnud vaja ka natukene õnne, et saada just selle aasta suure slami turniir ja järgmise aasta suure slami turniir siia. No miks peaks kohale tulema? Mis need asjad on, mis tõesti tõmbavad? Räägime siis diski fanattidest. No esimene asi on see mängijate nimekiri, et meil täna on 156 mängijat ja sisuliselt maailma tipust kedagi puudu ei ole, et kui EM-il olid kõik väljaspool Euroopat olevad tipud puudu, eelmine aasta Pro Touri etapil oli, ma ütleks selline 15-20% tippudest puudu, kes erinevatel põhjustel lihtsalt Euroopasse ei reisi, ma ei tea, kellel pole passi ja kes lihtsalt Euroopas ei käi, siis nüüd on sisuliselt kõik kohal, et me just ükspäev vaatasime, et seal äkki top 30 piirimail oli esimene mängija, kes oli puudu, et tegelikult näeb nagu kõik need superstaarid siin ära. Teine asi on võib-olla see, et see lauluväljakul toimub võistlus on nagu üli hästi jälgitav, et kui Albert saab sellest hiljem täpsemalt rääkida, kuidas mujal maailmas see discgolfi vaatamine käib, et esiteks ei toimu need võistlused tavaliselt pealinnades ei toimu vist ühtegi võistlust, välja arvatud Kopenhaageni Pro Touri etappe, aga need on tavaliselt kuskil perifeerias, kuskil metsa sees, pisikestes kohtades pealtvaatajad käivad mängijate järgi rajal selja taga, siis meil on, ütleme, see vaatamise experience on nagu väga-väga hea, et sa oled sisuliselt kogu aeg mängijast umbes 15 meetri kaugusel rajapiiride taga ja üli meeldiv ja üli lihtne jälgida. Koha peal on sul veel mingid LED-ekraanid ja igast muud nagu meelelahutust ja võib-olla kolmas ongi see nagu kogu perefestivali pool sellele siis, et lisaks selle discgolfile siis meil on seal nagu kõike muud ka, et see on, ma ei tea, alates miniloomaiast lõpetades mängude alaga, shoppingu võimalustega, food courtiga, ma ei tea, teisipäevasel päeval, kui me ürituse üldse avame, annab Trad Attack oma Tallinna viimase laivi üldse. Ehk siis selline tõeline festival, nagu ka see nimi on, eks, et seal on tõesti väga palju erinevaid elemente. Miks see on ka aasta Eesti üks suurimaid spordiüritusi. Sulle, Albert, sulle kui mängijale, mis see tähendab, kui Eesti rahvas kohale tuleb?
seda on raske kirjeldada, see on nagu teistmoodi feeling, aga see on nagu laulu peal käid. Ma arvan, seal on mingi oma feeling. Ja see on samamoodi minul siis nagu seal. See on minu laulupidu siis ütleme. Kas see tekitab ärevust või see annab sellist enesekindlust juurde, et... No ütleme, kindlasti koduüritusel tahaks nagu hästi mängida, on ju. Et kindlasti seal tekib süüke hõõrdumiskoht, aga päeva lõpuks, see ei ole ju minu kontrolli all, et ma saan lihtsalt minna kohale ja anda oma parima ja lootes, et siis tuleb, mis tuleb, aga tean, et kui ma olen oma parima, siis ju siis pidi nii minema. Jah, aga ütleme, et seal juba, kui siis läheb hästi, siis ja isegi kui nagu läheb, peaks olema ebaõnnestumine, siis kodupulk nagu minu arust alati nagu aitab nagu kaasa nagu, et isegi kui on nagu keeruline ring, siis tuleb mingi väike õnnestumine, siis nagu kodupulk minu arust aitab nagu alati hästi liikuma. Kas on mingi selline, nagu ma ei tea, lause, mida hõigata sulle, kui läheb, ma ei tea, läheb super hästi midagi sellist, mis sind tõmbaks niimoodi, et tavai, see tõmbab mind hullult hästi käima nüüd. Ja kui ei lähe väga hästi, kas siis olla täitsa vait, ignoreerida või siis on midagi sellist, mis aitab nagu üles boostida veits? Siin ma saan... Tundub, et ma pean natuke mõtlema, mis ma nagu siin ütlen, et siin võib-olla saadab mind terve võistluse siin. No mulle väga meeldib, kui läheb hästi ja nagu ongi midagi viskan kuskil ajal korvi alla, siis mida valjem, seda parem. Et mul ei ole mingi kindlat sõna või slängi, mida ma jätan selle rahva holitseda. Et kes iganes seal julge on ja midagi välja ütleb, siis... Go with that publikule. Kuule, ma teen väljakutse. Kõik, kes meid YouTube'is praegu vaatavad ja tegelikult ka Spotify's vaatavad, te saate sinna ka kommentaare panna. Pange alla, mis te arvate, et mis võiks olla need hõiked? Mis võiks olla Alberti hõiked? Kui tahate Alberti mängu vaatama, et mis võiks aidata siis nagu kaasa elatada. Näiteks mul on üks triatloni ajast üks sõber, kes ütles niimoodi, et kui ma mööda sõidan, siis karju kadentsi. Et siiamaani see meeles, et mõtleme sulle midagi siis välja. Okei, siis teeme siis list läheb lukku siis neljapäeval, kui on esimene diaeg, et siis kui mind kutsutakse välja, siis teeme avalikuks, mis see oli. Fännid pange ennast siis valmis, et siis saate hakata hõikama. Aga siis teises pooles, et kui ei lähe nagu hästi, siis lihtsalt olla seal, samamoodi nagu julgustada, mis on see, nagu tõusul öeldakse, läheb. Siuke klassika, et seal raketiteadust nagu seal ei ole. Aga see mulle tundub ikkagi mängijatele meeldib see, et kui on rahvast on palju ja kaasalejaid on palju, et ma isegi, kui ma oleks tippmängija, nagu inimesed tulevad meid või mind vaatama, meie sporti vaatama, et see on Eestile ja Eesti rahvale ka, mulle tundub selline väga hea, mitte halvad mõttes promo, aga just see, et vau, vaata, tulid kohale, tulid vaatama sellise ürituse kord, selline rahvas. Minu just, ma võin eksida, aga äkki Siim-Sander Vene ütles ühes intervjuus hiljuti, et küsiti nende suviste treeningmängude kohta ja siis ütles, et lõpuks kellele me seda asja teeme, et me teemegi publikule, et me 2 kuud enne seda või 1,5 kuud enne seda saame seal saalis oma ette toksida juba piisavalt, et seal lõpuks ongi tore, et see publik on seal kohal. Ja ma ei mäleta, see oli vist äkki eelmine aasta ja võis äkki olla Enar Ruudna või keegi Eesti mängija, kes proovis mulle kirjeldada seda tunnet, et kui ta siin esimesel tiialale läks, et kuigi seal ei olnud vist nagu väga palju publikut veel, aga ütles, et see värin, mis nagu sisse tuli, et ta on ikka nagu päris selline grand on see hea sõna, ma ei tea, suursugune vist eesti keeles, et päris mitmed tippmängijad ka eelmine aasta ütlesid, et see on kõige nagu selline grandioossem esimene tiiala maailmas. Ma ise ei ole väga paljudes kohtades käinud, et öelda, kas on, aga ta on kindlasti nagu suursugune. Aga on jah. Aga sa enne mainisid, et see on hästi jälgitav, et ma saan aru, et ma olen ise eelmine aasta ma kahjuks ei saanud tulla, aga üle-eelmine aasta ma olin koha peal ja tõesti oli, et publik sai kaasa liikuda, et see kõik oli kuidagi ülihästi, ma ei tea, hallatud tõesti, et sellist nagu liikumist oli päris palju, et palju rahvast üldse sel aasta loodata on ja kas nagu liiga paljuks ei lähe, kas nagu pealtvaatajad ikkagi
näevad nad ka? Ei, ikka näevad. No eelmine aasta meil oli ligi 13 000 pealtvaatajat, ehk siis me see aasta ootame sinna 15 000 kanti. On mingid rajakohad, kus juba eelmine aasta läks nagu selles mõttes kitsaks, et kuna lauluväljaku ala nagu kummist ei ole, kuigi me oleme ka see aasta ühe ära juba jälle viinud lauluväljaku alalt välja, eelmine aasta tegime esimese liigutuse sellise, siis on mingisugused kitsaskohad, kus päriselt inimesed seisavadki 5 rivis, aga see tekitab jälle sellist nagu külg-külje tunnet ja on jälle nagu äge, et seda on telepildist äge vaadata, tõenäoliselt mängijatele seda väga äge vaadata, kui seal terve rada on nagu paksult rahvast täis, et üldiselt seda sellepärast ei pea kartma, et nüüd tuleb 25 000 inimest ja me kuhugi ära ei mahu, et lauluväljaku ala on ikka nagu suur, seal just oli umbes 100 000 inimest, nii et ma arvan, me saame hakkama. Ja meie publik on asfalttee peal enamus ajast, nii et eks siis meie muda ka liiga palju ei tekita, et selles mõttes on okei. Kuule, aga räägi natuke, mis seis seal siis praegusel hetkel on, et nägin videosid, siirdatakse muru. Kas nagu mänguvõimalused või need mängutingimused sportlastele on samad või see siirdatud muru kuidagi tekitab mingisugust teistsugust tunnetust ka seal? No ma arvan, seda peab nagu laiemalt vaatama, et üks asi on see, millega meie oleme harjunud ja teine asi on see, mis nagu discgolfi maailmas üldiselt on, et väga paljud diskirajad maailmas ongi kuskil metsas nagu mulla peal. Lihtsalt meie arusaam on see, et meil on selline park ja seal peab olema, ma ei tea, 3 millimeetrine muru ja seal ei tohi ühtegi küngast olla. Et kui me kokkuvõttes võtame sellise nagu üldise keskmise taseme, siis ma arvan, et ei ole üldse nagu küsimust, meil nagu nüüd peale seda mudamellu on ikka nagu väga hästi kõik. Selle siiride muru alade pärast ma üldse ei muretse, ma arvan, see jõuab sinna järgmine neljapäev alles ju hakkab või see neljapäev siis, kui me räägime, millal see eetrisse läheb, eks ju. Et selleks ajaks jõuab see seal ära idaneda ja juured alla tulla ja piisavalt kõvaks muutuda, et see pole nagu üldse probleem, et võib-olla ainuke erinevus, mis ongi see siis, et on mingid alad, mis on lihtsalt mullasemad natukene. Et kui varasematel aastatel on see ongi nagu põhimõtteliselt 100% muru igal pool, siis nüüd on mõnes kohas muru asemel natuke mulda. Et suures pildis ei tohiks liiga palju muutuda. Muidugi me ei tea, mis siis ilmaga toimub, et me siin umbes iga tunni aja tagant vaatame meile ilmaennustuse update, et küll lubab nagu äikesevihma, küll lubab päikest, küll lubab lihtsalt mingit hoovihma. Aga ütleme, hetkel tundub, et kõik on okei. Ma täna veel ei ole jõudnud hommikul tähendab selle hetke, kui me lindistasime, siis ei ole jõudnud hommikul lauluväljaku. Eile käisin, asi nägi nagu väga, väga okei välja. Et ka rahvusvaheline alaliit siin kirjutas, et palun saatke veel videosi ja me tahaks teha mingisuguse loo ja näidata, et kuidas rasketest oludest ägedalt välja tulla. Et lõppkokkuvõttes me oleme keeranud jälle kuidagi enda kasuks selle üldse. Et siis saame öelda, et me tellisime tegelikult selle ihma ja need inimesed sinna tallama. Päris hea. Kas sa oled käinud sellel aastal rada vaatamas, et mis tunne on? Ma veel lauluväljakul ei ole sattunud, et ma tõenäoliselt nädala lõpus või siis nädala alguses lähen vaatan raja üle. Ka ainuke tutvus, mis mul siis on, ma olen selle Caddybook'iga tutvunud, mis siis on, saadetakse mängijatele ja see peaks olema ka kõigile nähtav, et iga raja kohta siis personaalne kaart ja samamoodi, kuidas siis see üldine suurpilt nagu rajal välja näeb, et nii palju ma on tutvunud ja tundub päris huvitav, et võrreldes eelmise aastaga mingised rajad esiteks on uued ja samamoodi minu saati uus rada on huvitav see, et ma tean lauluväljaku ala, siis esiteks, mis see esimene uus rada, mis sinna välja tuleb. 4. Kuhu see välja tuleb? Sinna mäeväravast, nagu mäevärava parklast sinna metsa. Et ma tean, mis seal on nagu varasemalt, mis seal on nagu, et näha, kuidas see siis nagu ära tehti. Eelmine aasta oli see moment, mis te tegite siis sinna taha, 14. Sest ma olen seal lauluväljakul varem saanud ka võitlused mängida ja no seal on ikka džungel, nagu seal oli džungel ja see tehti täiesti pargikaks. Üldiselt, mis nende uute radadega on, kui teha ikkagi süksesse karmi nagu piirkonda, siis ikkagi see esimene turnad on nagu rough. Et lihtsalt tal nagu vajab seda aega settimiseks, aga selle rajaga nagu ei olnud seda, et seal oli see töö nagu nii palju ära tehtud, et täitsa nagu olekski olnud osa sellest rajast juba ammu. Sinna eelmise aastal, kui ma eksi, Ralf minust ütles, et sinna läks mingi 2000 töötundi äkki kogu selle seltskonna peale kokku, kui me hakkasime nagu inimesi lugema, mitu korda seal käidi ja palju seal mingid võsa lõigati ja niideti
ja tegelikult täna hommikul trimmerdatakse veel seda 4. rada ja siis järgmistel päevadel ka, et ma olen ise seda vaatamas käinud, see on nagu väga kihvt, eriti sellistele iso kädele nagu sina, et seal on võimalik ka üle puude minna väga huvitavalt, et ühesõnaga tuleb päris ägedalt nauding rada, ma arvan. Kas hiljem on huvilistel võimalik seda rada ka ise läbida? Neljapäeval ja laupäeval tulevad publikumängud. Need muidugi müüvad tavaliselt välja umbes 3 minutiga, et tasub diskfestivali sotsmeedial silma peal hoida. Et need on need ainukesed hetked, et hiljem ei ole võimalik, sest üritusele järgneval neljapäeval toimub üks väike kontsert lauluväljakul AC/DC nimelt, ehk siis me põhimõtteliselt nii kui meie lõpetame, siis hakkab Live Nation sisse kolima, nii et meil on veel seal ka üks tore challenge, kuidas see kõik välja näeb. No ma mäletan, 2023 oli, siis oli vist sama teema, et oli ka väga kiiresti kokku panna asjad. Et siis oli vastupidi, siis oli, et Weekend kollis välja vahetult enne meid ja me kollisime sisse ja siis üks hetk käis sealt alates 139 rekkadeid kraami läbi, nii et sellised toredad asjad veel, millega saab tegeleda. Crazy. Ühesõnaga, ma saan aru, et tasub piletid ära osta, sest et kes teab, siin laulupeoga oli samamoodi, et ohohoo, aega on ja järsku oli see, et vahetan raha oma piletid laulupeo piletite vastu, et jah, tegelikult VIP-piletitega ongi juba üsna tuuga, et meil on VIP 4 päeva passi ikka 8 tükki ainult järgi veel. Mis see tähendab, mis see VIP annab? VIP on siis niimoodi, et esiteks sa saad VIP-alale, mis on laulukaare ees seal 18. korvi lähistel, ehk siis kõige nagu prime spot üldse. Sul on VIPiga, sa saad kaasa turniiri ametlikku kette, sa saad parkida tasuta mäeväravas, ülimugav tulla sealt, eraldi sissepääs, sa saad süüa ja juua turniiri ajal, erinevaid näkse ja sponsorite jooke. Sul on seal veel ekraanid olemas, ehk siis selline nagu ultimate experience. Ja võt, see on nii hea, et sa selle lõpus ütlesid experience, et see kogemus ja see elamus on see, minu arust on see, mille sa saad, kui sa tuled kohale. Et väga tihti spordivõistluste puhul inimesed ütlevad, aga mis asja, et nagu iga laulupeo puhul on ju, et aga ma näen palju paremini, kui ma vaatan kodust, et noh, siis on seal mingid kommentaarid on juures ja nii ja naa, aga see ei ole see kogemus, kui sa tuled kohale, seal on mingisugused 1000 inimesed, kes kõik fännavad sama asja, seal tekib mingi hoopis muu sünergia ja täiesti savi, kas sajab vihma või mitte, et see on jälle see sama, et nagu davai, lähme elame omadle kaasa, et mis siis, et eriti veel, kui sajab vihma, et nagu siis on see nii veel eriti lahe tunne tegelikult. Ma tegelikult unustasin VIPi puhul ühe asja veel ära, et tegelikult kõik mängijad, kui rajalt maha tulevad, siis nad kõnnivad VIPist läbi, kus on ka meediatsoon, ehk siis VIPidel on eelisjärjekorras võimalik ka autogramme võtta, mis on eriti nagu tore asi. Aga muidu ma olen nõus jah, et ütleme discgolfi koha peal vaadata on midagi muud kui telest, aga ikkagist inimesed, kes ei saa tulla, siis nii Telia Inspirast kui ka Delfis saab ka otse ülekandeid vaadata kõikidel päevadel eestikeelsete kommentaaridega, mis on ka väga äge ja harukordne maailmas, eks me oleme esimene riik maailmas, kes kohalikus teles diski näitab. Nüüd soomlased on siis teised, kes said nende rahvusringhäälingusse saavad MM-i näidata, et kuskil mujal ei näidata. Üliäge. Mina olen kunagi Kossu käinud niimoodi vaatamas, et olin koha peal, elamus oli hea ja siis kõrvas oli Kalev Kruus, vaatasin samal ajal kommentaare, jumala hästi toimis, nii et jaa, aga ma hakkan vaikselt otsi kokku tõmbama, kas on midagi veel sellist, mida inimesed võiksid teada selle aastase festivali kohta? Mis te veel tahaksite võib-olla lisada juurde? Ma korra mõtlen. Albert võib rääkida natukene, mis toimub teisipäeval ja mis tiimid esindab ja ma siis täiendan. No selles mõttes tuleb nädal täis üritusi, et saab hakata teisipäeval on siis Superstar Challenge, mis siis on ürituse avapauk ja seal on siis Thread Attacki viimane kontsert. Tallinnas. Okei, selge. Aga on ka siis superstaride mõõduvõtt. Siis mina olen ühe tiimi kapten, minuga koos on seal tiimis Silver Lätt, Kaidi Alsalu ja Keiti Tätte. Me täpselt ei tea, mis meid ees ootab. Me teame, et seal on 3 asjas peame end proovile panema. Üks on distants, teine on täpsus ja 3 on puttimine, kette korvi saamine.
aga me ei võistle seal siis nagu omavahel, vaid seal on teised superstaarid meie kõrval. Ehk siis eelmine aasta oli see üritus väga äge. Saab näha, kuidas siis tantsivõistlusel nagu päriselt ketas lendab, et seal väga rajal vaadates need kettad, seal visatakse võimalik korvi lähemal, aga distantsivõistlus on see, et kus nagu pedaal põhja ja väga vahet ei ole, kus ta läheb, et pääs, et ta läheb kaugele. Et ma soovitan nagu tulla seda vaatama ja miks ma nagu soovitan tulla. Oota, kelle vastu te mängite? Teised maailma superstarid, aga ma arvan, et Mattias täpsusta. Saad name droppida ka veits või? Natuke ikka saan jah, et seal tegelikult tiimi kaptenid on siis eelmise aasta võitjad, ehk siis Jeremy Collingu tiim, kuhu kuulub siis Eagle McMahon ja Anniken Steen pluss üks uus mängija, keda ma veel ei name dropi. Ja siis teiste tiimide kaptenid on eelmise aasta maailmakarikasarja, koduse maailmakarikasarja etapi võitja Ricky Wysocki ja Missy Cannon. Ja seal tuleb veel, ma ei tea, Simon Lizotte, Anthony Barella, maailma number 1 Cannon Burr ja kõik maailma naistipud ka. Et ühesõnaga tuleb päris vinge ja miks ta võib-olla on nagu äge üritus, lisaks sellele, mis Albert rääkis, on see, et kui muidu discgolfi park on päris suure ala peal laiali, siis seal on see kõik asi ülikompaktne, et see toimub ainult lauluga ees, nad viskavad distantsiviset esimeselt tiialalt sinna Erne-Saksa juurde. Eelmine aasta kõige pikem vise oli 186 meetrit näiteks, et seda on päris nagu huvitav jälgida. Ja siis viskavad sealt ülevalt alla uuesti sinna täitsa platsi peale ja siis putivad alla, eks siis põhimõtteliselt inimesed saavad tegelikult laulukaare all istuda, ekraanid on olemas, saab sööki võtta, saab jooki võtta. Meil uue update'ina tuleb veel selline asi, et meil tuleb koha peale ka live stuudio. Ehk siis lisaks sellele Eesti kommentaatoritele, kes teles kommenteerivad, on siis esimesel tiialal maailma 2 tippmängijad, ehk siis Nate Sexton ja Paul Ulibarri, kes siis alati, kui mängijad ühelt alalt teisele liiguvad, siis nemad on üldhelis, panevad sellist banterit oma vahel ja jauravad seal, nii et see on niisugune väike äge update veel ja siis ongi Dread Attacki live 2 osas, et täiesti viimane Dread Attacki live Tallinnas, et ma arvan, et eriti kui ilm on, siis on seal nagu korralik festival ja eelmine aasta tegelikult 100 ja ikkagist oli selline 3000 inimest, nii et ma arvan, et tuleb väga kihvt asi. No siis kihid selga ja ma ei tea, vihma jope peale, et mis asja see ilm, see ei muuda midagi. Võib-olla, mis ma eelmise aasta puhul märkasin, on see, et see Superstar Challenge, see keskkond on natuke teine kui tavapäevavõistlusel, siis on võimalik näha nagu mängijad nagu rohkem lõõgastumat olnud, kui nad nagu võistluse ajal, et see on nagu ka, miks ma soovitaks teisipäeval tulla, et tõenäoliselt on lihtsam luua sidet mängijate, kui on nagu võistluse ajal, et kõik võtavad seda kui sükest fun experience'i. Üliäge. Ma hakkasin ise oma peas praegu mõtlema, et mis ma teisipäeval teen. Vist tuleb ka ennast ikkagi kohale vedada, et väga hea reklaam oli praegu, toimus. Kas veel midagi? Just selle nädalavahetuse kohta? Piletikeskusest. Soovitan enne ürituse algust või ärastu, siin on soodsam. Eks nii kui ürituse peal hakkab, siis hinnad natuke tõusevad. Korraks puudutaks ka seda, me juba tegelikult oleme sellest rääkinud, aga 2029, jah, MM. Ma saan aru, et seal liigud veel rohkem lauluväljakult välja. Kas see on juba nagu, see on kinnitatud info, seda saab juba kuidagi edasi jagada, et mis seal põnevat oodata on? Tegelikult me peame lauluväljaku alalt välja liikuma hiljemalt 28 juba. Ehk siis meil on vaja testida MM-i jaoks MM koosneb siis 2 rajast, ehk siis MM on 5-päevane, 2 rada rohkem mängijad. Ja rada on vähemalt 1 aasta enne vaja testida. Ehk siis tänane plaan on liikuda Kadrioru parki teise rajaga. Esimesed positiivsed signaalid on linnalt ja pargi haldajatelt olemas, oleme tegelikult esimese raja juba maha joonistanud, käinud seda vaatamas, nüüd läheme rahvusvahelise alaliiduga ka seda vaatama kolmapäeval ja käime üle ja ütleme, mõte on siis veel rohkem inimestele lähemale tulla, et Kadrioru parki kaitse kinni pole võimalik panna ilmselgelt, ehk siis seal tekib tõenäoliselt mingi selline hübriidlahendus, võib-olla midagi sarnast nagu Soomes Nokias on, kus on siis teatud spetsiifilised piletitega pealtvaatajate alad ja siis muu ala on võib-olla isegi tasuta, et peab vaatama. Siin on natukene veel minna, aga töö selle nimel juba käib. Üliäge. No
te olete suurepärast hästi hakkama saanud nende korraldamistega, sellega, et ma ei tea, talentide Eestisse toomisega, talentide Eestis kasvatamisega. Mis te arvate, mis on need asjad, kuidas ma küsin seda? Kuidas see on võimalik, et te teete neid asju nii hästi? Mida teistel oleks teie pealt õppida? Näiteks Albert, sina mängija seisukohast, et mida sa nagu kõrvalt vaatajana näed ja Mattias, sina siis korraldajana. Jälle paned takki mind. Aga ei, tegelikult ma korra mõtlesin, mida nagu ma ise nagu olen märganud ja minu arust on see, et peab olema keegi, kelle poole vaadata. Et see, ma arvan, meil on nagu olemas, et Kristjan on seal eesotsas, et see nagu annab inspiratsiooni, ma arvan, teistele, et julgeda võtta nagu riski. Ja jah, ma tunnen nagu see on see põhiline, et mis nagu see spordil annab juurde, et sul on nagu, et sul on keegi, kes on juba midagi teinud, et on natuke seda teadmatut ala nagu kaardistan, et siis on nagu pisut lihtsam sisse hüpata, kui sa tead, et see põhja hüppa. Aga kui sa mõtled just seda nende suurvõistluste seisukohalt, et mis Tallinnas erilist on? Mis asjad need on? Võib-olla mida sa oled ka oma konkurentide pealt või käest kuulnud, et mida Eesti teeb hästi? Minu arust Eesti üritusel, ütleme, et siis ma olen põhjendatud enamus diskivõistlused ära mänginud, mis nagu maailmas on mängida. Et siis minu arust Eestis on see, et sa tuled siia võistlusele ja siis seal on nagu see muu kogemus ka, et ei ole nagu ainult diskgolf, mida sa tuled, et sa saad sealt tegelikult nii palju rohkem, et seal ongi need fännialad, siis on see pereala, kogu see expoala minu arust on nagu täiesti teistmoodi, mida ma olen kogenud. Ja samas on nagu see, kuna see ala on nagu siuke piiritletud, ehk siis see rahvas ei saa kuhugi nagu ära hajuda kuskilt, et ta peab ühes kohas sisse, ühes kohas välja minema. Et siis see tekitab samamoodi see, et sa tunnedki siuke, et see ongi nagu festival. Et see, ta on nagu siukse teistmoodi feelinguga üritus. Ja mis nagu mängija puhul, siis mulle endale kõige rohkem Eesti ürituse puhul meeldib on see, et just nagu Mattias ütles, et see pealtvaatajate alad on nagu väga hästi ära piiritletud, ehk siis mul on nagu oma töötsoon ja siis pealtvaatajad saavad olla nagu seal täpselt, et ma tean, et nad on olemas, aga ma saan ikka oma asja teha, et me ei pea nagu nendega, kuidas ma ütlen, et see on kõik ära koordineeritud ja siis pealtvaataja puhul mulle meeldib see, et sa nagu näedki võimalikult palju, et ma näen, et okei, nüüd ala Albert viskas esimesel ära, aga 17. Anthony Barela praegu viskab, et ma saan kohe sinna minna vaadata ja seal on veel magusamaid kohti kui see, mida ma just mainisin, et sealt sa näed 4-5 rada korraga, et kohati ütleks nagu ainuke võistlus, kus nagu koha peal on parem vaade kui laivis. Päriselt, sest laivis sul näidatakse kindlaid mängijaid, seal sa saad kõike näha ja sa ei pea meeletult siis vantsima, et siis jumala eest jõuaks seda mängijat nägema, et seal pöörad lihtsalt pilku ja sa juba näed seda teist mängijat mängimas. Mic drop. Peaaegu. Alberti mic drop praegu siin selle võrra. Aga mis sa ise välja tooksid? Ma pean nüüd kõigepealt olema see inimene, kes võitleb endaga seda kiitust vastu võtta, et eestlane ei oska minu arust kiitlust vastu võtta, et see on nagu aitäh, väga head sõnad. Mida ma täpselt välja peaks tooma, ma mõtlen? Kui sa mõtled selle peale, et mida te teete hästi, et mis need asjad on võib-olla, mida oleks teie pealt õppida? Ma pean just ühte intervjuud veel andma täna siis, kus ma pean seda teemat pikemalt lahti seletama. Väga hea saad harjutada. Jah, aga tegelikult no, ütleme, ma arvan, meie arusaam sellest, milline diskgolf võiks olla, on võrdlemisi täissugune kui enamus maailma diskgolfi ürituste korraldajad, ehk siis enamus üritusi korraldavad täna diskgolfarid, ehk siis sellised hipi mindsetiga vanakooli tüübid natukene, kes arvavad, et diskgolf kuulubki kõrvalistesse kohtadesse, et A ja O on rada ja ülejäänud on lihtsalt selline nagu nice to have. Meie arusaam on midagi täiesti teistsugust. Meie arusaam on see, et kui me tahame, et see ala kasvaks
siis see ala tuleb tuua inimesteni, mitte loota, et inimesed ise leiavad selle ülesse. Teiseks, rada peab olema okei. Võib-olla Albert tahab vastu vaielda, aga meie rada ei ole maailma parim. Ma väidan, et meie rada on maailma kõige paremini jälgitav. See jällegi tuleb see experience juurde tagasi, et see kogu experience on kõige parem. Ja eelmine aasta ma ei mäleta, et ükski mängija oleks öelnud, et oi crap rada, et siia ma umbes tagasi ei tule või mida iganes. Aga näiteks Disc Golfi meedia ülitugevalt paneb meile puid alla kogu sellepärast, et meie rada ei ole nagu nii hea, kui on, ma ei tea, Northwood Black, mis on kuskil perifeerias mingi, ma ei tea, seal on umbes 10 inimest käib vaatamas. Ja me tahame kogu aeg seda mantrat, et unustage see ära. Me kogu aeg täiendame seda rada, me teeme seda paremaks. Oluline on see, et see oleks fänni jaoks äge. Sest kui me teeme seda ainult mängijatele, et meil ongi see kuskil viime sinna Uugametsa kuhugi ära, me võime seal 3 mängida, jube tore. Aga siis me ei korralda selliseid üritusi, siis see ala ei kasva, siis me tiksumegi ühe koha peal. Eks ma arvan, see on see nagu fundamentaalne vahe, kuidas meie põhikorraldustiim seda näeb ja kuidas enamus maailma näeb. Loomulikult seal on mingi erandeid, Jussi Meresmaa, kes Soomes korraldab, saab sellest aru ja paar korraldajat veel. Aga jah, ma ütleks, et nagu võtame korra klapid peast ära ja vaatame, kuidas teised spordialad on kasvanud, et me ei saa loota selle peale, et kui me oleme kuskil 200 kilomeetrit lähimast lennujaamast ja üritame seal nagu tippüritust korraldada, et siis see asi kasvab suureks, ei kasvu, sorry. Eestis suurepärane näide, Ironman, pean tunnistama Otepääl imeline rada, aga ikkagi tõusma hakkas ta kõvasti siis, kui ta toodi Tallinnasse ja siin on midagi teha. Nii et vaadake, soovitus teistele siis ka, et vaadake Tiialast väljapoole, on ju. Kuulge, väga äge oli teiega. Mul on siia lõppu 3 küsimust või 3 soovitust teie poolt. Et ma ei tea, vastake siis nii, et mis esimene mõte, mis pähe tuleb, et selle peale see võib teilt tulla. Üks ketas, mida iga inimene võiks proovida. Albert vali nüüd enda ketast. Safir. Discmania FD. Miks? Ma siis alustan, et Safir on minu kotis, see on nagu siis algajatele mõeldud ja easy to use ketas, aga sellel on oma valu. Et ma ütlen ausalt, kui mul oleks valida, siis ma viskaks seda ketast rohkem, kui ma võistlusel viskan. Ja Mattias? See on, ma arvan, üks selline ketas, millega saab enam-vähem kõik maailma asjad ära teha, välja arvatud puttimine, et ta enam-vähem ükses kõik, millise mängija käes hoiab sellist liini nagu on vaja. Üks rada, mida iga inimene võiks Eestis mängida. Õru. Õru või Võru? Õru. See on, sellel on siuke nagu oma pikem backstory ka, aga üks ägedamaid aegu mul on olnud Õrus mängides ühel võistlusel. Et see on siuke omaette radad, on vana rada, aga seal on fun. Mattias? Sportland Kõrvemaa Disc Golfi park. See on tõesti lahe. Õrus ma ei ole käinud, ma olen küll Võrus käinud mängimas, aga tuubeldan seda Kõrvemaad. Ja siia lõppu, see ei pea olema üldse Disc Golfiga seotud, see võib, kui te tahate minna spetsiifiliseks, aga üks oskus, mille iga inimene võiks ära õppida. Mul tuli esimesena toidu maitsestamine. Väga huvitav. Kas sul on halb kogemusi sellega? Ei, ma olen võib-olla ise rohkem sellesse teemasse hakanud, ütleme siis kokkumesse üldimiselt, hakanud nagu katsetama ja ma ei tea, fun on. Ja nauditav ka, kui saad oma tulemust siia. See on väga hea soovitus. Mattias, mis sina soovitasid? Ma mäletan, mida ma eelmine kord vastasin siin, kui ma käisin Kaidiga koos, ma vastan täpselt samamoodi kuulamine. Et ma arvan, et enamus inimesi ei oska kuulata. Siis kuulake, mida teile räägitakse ja siis proovige vastata alles.
väga äge, no tõesti, mul oli väga huvitav kuulamine täna ja kaasamõtlemine, et aitäh, et te tulite ja mega thanks, et te teete seda, mis te teete. Noh, see tõesti, ma ei tea, Mattias, sina, et sa oma tiimiga faciliteerite üldse sellist võimalust. Albert, et sa oled eeskujuks nii paljudele noortele, et ja noh, ju pikalt seda teinud ja jätkuvalt väga hinge ja südamega asja juures, et aitäh teile. Tulge siis kõik vaatama juba õige pea nädalavahetusel, homme hakkab pihta, et kui esmaspäeval on saade üleval, siis teisipäevast hakkab pihta, nii et olete kõik väga oodatud. Aitäh. Aitäh. Nii et teile ütlen suur aitäh. Hetkel ei saa öelda peatse kohtumiseni sellel mingisugusel kindel kuupäeval, aga ma loodan, et me näeme õige pea ja kindlasti nädalavahetusel lauluväljakul. Bye! Sportland, Be First podcast.